ja nii ta läks. Siis ma mõtlesingi lõpuks, et okei, võiks ennast siis proovile panna, et võiks midagi uut proovida, mida ma varem ei ole proovinud. Ja siis ma otsustasingi, et davai, proovime, et mis mul kaotada on, mul ei ole midagi kaotada. Mis sind selle kõnetas nii-öelda, sa olid ju pikalt juba trenniga tegelenud, on ju, ja kas see oli see, et sa vaatasid, et wow, nagu, ma ei tea, nii ägedad naised seal ja issand, mis lihased või mis sinu jaoks selle nagu lükke andis? No see ka kindlasti, aga ma arvan pigem see, et mulle meeldib alati teha nagu mingit asja, mis mind hirmutab, et ma saaksin sellest hirmust siis üle ja siis selle tulemusena siis ma saaksin kasvada ja ise jõuda uuele levelile ja see oli pigem see, miks ma seda tegin. Et mina kartsin väga-väga lavalist esinemist, mina elu sees ei oleks läinud lavale, ma ei tea, 1000 inimese juurde. Veel vähem nagu rääkima, veel vähem ennast bikiinides näitama, nagu see oli minu jaoks nii hirmus ja see oligi nagu põhjus, et okei, ma pean minema, et see on nagu võimalus, kuidas ma saan sellest hirmust lahti. Ja täna mul ükskõik, ma võin ükskõik kuhu minna rääkima ja mul enam ei teki ärevust, mul ei ole enam hirmu, et ma sain tänu sellele sellest lahti. Bikiinides võid ka rääkima minna, jah? Tead, kui väga vaja, siis võib. Väga äge. Kusjuures mul on endal see täpselt sama põhjus, et nagu ma ei karda üldse nagu laval esineda või niimoodi, aga just see, et nagu poolpaljalt seal laval olla nagu. Sa lähedki poolpaljalt ja siis kõik need inimesed, tegelikult nad tulid sind sinna hindama. Nad tulevad sinu vormi hindama. Ja.